Naftareostus kujutab ohtu keskkonnale ning selle avastamise korral on kiire tegutsemine oluline. Mustamäe tee 20 asuva kinnistu läänepoolses servas selline naftasaadustega saastunud ligi poole meetri paksune täitepinnase kiht leiti. Tuleval nädalal plaanitakse võtta piirkonnas täiendavaid proove. Reostuse likvideerimisega loodetakse alustada aprillis ehk niipea, kui ilmastikuolud seda võimaldavad. Puhastamine toimub koha peal küllaltki uudse tehnoloogiaga, mida Eestis polegi varem katsetatud. Selle asemel, et kaevata kogu see reostunud pinnast sealt ülesse, vedada see siis kuhugi sellisesse puhastuskohta või reostuse likvideerimiskohta, et siis kasutatakse uut tehnoloogiat, mille abil on võimalik see pinnast seal koha peal ära puhastada, nii et jääb see suur pinnase edasi-tagasi vedamine ära. Kust reostus pärineb, pole täpselt teada. Tallinna linnas on mitmeid selliseid tööstuspiirkondi ja on ikka avastatud seda, et pärast seda, kui tööstus on lahkunud, et siis seal on võib-olla eelmistel kümnenditel või isegi eelmise sajandi keskpaigas kas midagi lekkinud, mõni paak jäetud maa sisse, mingid torud, ehk siis paraku me aeg-ajalt ikkagi leiame selliseid reostuseid. Siin kunagi asusid sildkraane ja kütusemahuti ja on kahtlus, et tõenäoliselt selle kaudu see saaste siia pinnasesse ka sattus. Kristiine linnaosa on roheline linnaosa. Me tegeleme süsteemselt parkide arendamisega ja tegelikult see ala, mis siin on säilinud, võiks olla tulevikus Löwenruupargi laiendus, aga selleks tuleb see keskkonnareostus siin likvideerida. Tööd kestavad umbes aasta. Naftareostus loodetakse likvideeritud saada tuleva aasta juuniks.